väga tore on teid siin näha. Et alustame siis oma 5. tunniga. Nagu ma aru saan inglitelt, et kõiki teid on nii-öelda proovile pandud, et kas te nagu sobite nii-öelda ingliterapeudiks. ja siis meie isa, kes sa oled taevas, püüdsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Me igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna andeks meile meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au, nüüd ja igavesti. Aamen. Et täna nagu esimese asjana soovisid inglid meenutada, et vaadake maailma taas imetlevate lapse silmadega, sest maailm on maagiline koht. Kas mäletate, kui maagiline tundus maailm teile lapsepõlves? Oskus kõike imene näha on osake meie sisemise lapse võimetest. Et maagiline maailm ja selline on siis maailm, kui sa käid ringi inglitega. Et kui te nüüd lähete oma teekonnal edasi, siis soovitan teil väga, et kui te lähete oma jalutuskäikudele, ja kui te olete vaimsel teel või te üldse kaalute midagi oma elus, võtke oma ellu alati pikad jalutuskäigud. Ja nendel jalutuskäikudel saab teha 2 asja. Kas tööd endaga või näha maailma tõeliselt maagilise paigana. See on üks väga imeline ja tervendav viis, kus sa lähed uksest välja ja sa jätad kõik mured ja probleemid jätad ukse taha. Sa lähed uksest välja ja hakkad vaatama seda maailma nagu lapse silmadega. Sa märkad looduse ilu, märkad ümbrust, märkad lilli, taimi ja puid ja tõesti pingutad, et vahepeal, et seda näha. Ja ei lase teadvust ära oma muremõtetele, lihtsalt ütled, et täna ma nendega ei tegele. Ja vaatad selle looduse ilu, võib ka isegi pildistada, et olla veelgi enam kohal ja märgata, jätta seda meelde, seisatada. Jalutuskäik võib olla siis nii pikk, kui sa ise soovid või jõuad, aga see on tõeline, imeline ingli energia ja ingliteraapia sulle endale, et olla valmis, et aidata teisi. Kui me oleme jõudnud siia, siis kindlasti on teie hinges olnud suur soov teisi inimesi aidata. Ja te olete lihtsalt otsinud selleks viisi, et see on see tegelikult kõige õigem viis üldse, miks ingliteraapiat teha, et sa soovid, sul on juba ammu olnud südames soov inimesi aidata. Sa käid ringi ja sa näed probleeme ja sa tahaks aidata ja ingliteraapia on siis nagu üks viis, kuidas seda teha. Et selline hoitud, kontrollitud ja kindel viis, et sa ei tee kellegile liiga ja lahendad kõike kõige kõrgemas valguses. Nagu ma ütlesin, te olete siin 5. tunnis, järelikult olete oma katsumused läbi teinud, nagu ma ütlesin, ka valgus paneb proovile, võib-olla kui vaatate tagasi, kas on teie juurde astunud mõni inimene või mingi olukord, kus on küsitud teilt abi. Ja te olete olnud väärilised, et siia jõuda. Sest mitte kõik ei ole siia jõudnud, kui päris aus olla. Täna siis jätame veel meelde, et see on siis üks harjutus kohe alguses, mida siis edaspidi teha, et kui te lähete õue, et siis vaatate loodust selle kõige imega. Ja teine, millest me täna räägime, on inglite puhul ja ingliteraapia puhul on see, kuidas sa saad aidata ennast ja teisi, on see, et inglid
saavad näidata sulle selle probleemi tuuma. Et mis iganes me kasutame mingeid teisi vaimseid praktikaid või mida iganes, et tegelikult ütleme, et see probleem on nagu suur pall ja või ütleme, ma näitan sellega, et see on nagu probleem. Kui lähed näiteks, ütleme, et paned kaarte või lähed teise terapeudi, siis tema nagu näeb siit pinna pealt, mis kõige, ütleme tegelikult see kott oleks nagu täis, siis mis pinnale on tulnud mingid asjad, võtab, lahendab ühe ära, aga 100 on veel. Et saab sellele lahenduse, kui tuuma ei ole ära, et see, mis see kott üldse on, et millest see kott nagu tekkis või see kera, mis on selle probleemi tuum. Kui seda ära ei lahenda, siis neid võib lõputult tegelikult lahendama jääda, inimene ei saagi abi. Ja mis on nagu inglite puhul hästi, nemad teavad selle tuuma ära, nagu näevad, kus iga probleem sai alguse mingist hetkest, kus me mõtlesime midagi. See mingi suur mõte ja tema hakkas selle ümber koguma siis neid olukordi. Ja järjest enam maailm kinnitab inimesele seda probleemi, annab talle võimalusi seda ära lahendada. Ja ikka tuleb see probleem tema ellu, kuna ta kas niimoodi mõtleb, midagi juhtus temaga ja ta mõtleb niimoodi. See võib olla kaugest lapsepõlvest, nii et inimesel pole absoluutselt aimu enam, kust see alguse sai. Seega on teda väga raske aidata, ta isegi ei tea, ta korrutab oma neid probleeme. Et näed, keegi ütles talle seda, tema tädi on selline, tema ümber on sellised, mis iganes. Sellised asjad. Aga tuum, kuhu jõuda, lahendaks selle ära. Et tegelikult need on kõik välised, kõik algab ikkagi meie mõttest, meie maailmavaatest ja samas kõik see, mida meie ise mõtleme, seda me maailma loome. Ja kui me soovime endale paremat maailma, me peame paremini mõtlema. Ja nii on ka näiteks, kui ingliteed alustad, alati ingliteed, muutke oma mõtlemist. Vastused puutuvad teie mõtetes. Vaadake, mida te mõtlete, mis jääb pildi peale. Et mõtetest saavad alguse probleemid. Nii, ja nüüd proovimegi siis ära teha selle harjutuse, et kuidas minna mõne probleemi tuumani. Istume siis hästi sirgelt toolil. Paneme selja taha. Loeme veel kord alati palve. Nagu ma ütlesin, minu jaoks on see uks, et minna ingliteraapia kanalisse. Ma olen ise täna hästi rahulik, sest ma olen juba 10 kilomeetrit sama asja teinud, nagu jalutanud looduses, vaadanud seda looduse ilu ja kohe on palju kergem. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Lase mõttest kõik lahti. Lase lahti see maailm, see tuba, see kodu. Täna teeme kiires variandis, et saad teadlikuks kogu oma kehast korraga. Kujutled hästi kiiresti läbi kuldse valguse. Kujutad ette, et sinust läheb kiir üles Jumala juurde. Jumala juurest tuleb imeline valguskiir sinu juurde, mis täidab sind üleni jumaliku valguse, armastuse ja tarkusega. Täidame nagu kiirkorras kogu oma keha selle valgusega. Näed kohe, kuidas kogu su keha on nagu duši all või sellise valguse all täidetud selle valgusega. Ja valgusega on täidetud ka aura, mis on munakujuliselt sinu ümber. Kõik sinu sees ja sinu ümber. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Nüüd täna esita inglitele oma mure.
oma kõige suurem mure, mis takistab sind elus edasi liikumast, olla valguses ja armastuses. Kujuta seda muret hetkeks ette ja taotle, et inglid näitaksid sulle selle probleemi algpõhjust. Kallid inglid, palun näidake mu elus valitseva probleemi algpõhjust. Laske sellele oma ellu tulla. Lubage inglitel endale näidata seda ja kui teile tuleb selline mõte või pilt ette, usaldage seda, mis sest, et meie teadlik meel ja meie teadvus peab ütelda, et sa mõtlesid selle välja, ütle, et see on okei, see on lihtsalt vaatamine, mitte midagi ei juhtu selle teadmisega. Kõik saab korda, võid ennast ka silitada, et rahustada maha ja vaadata seda probleemi algpõhjust. Nüüd, kus sa oled selle probleemi kätte saanud, palu inglitel näidata, kuidas oleks selle lahendamine. Kuidas me saaks seda lahendada. Usalda seda, mida inglid sulle näitavad. Ja täida see minevik kuldse valge energiaga. Täna seda õppetundi ja saada sinna veelgi enam valgust. Peale seda tundi, kui tulevad need järelvaatamise kohad, siis vaadake seda uuesti üle ja tehke seda uuesti selle probleemiga ja vaadake veel sügavamalt. Võtke nii palju aega, kui on vaja. Võite võtta juurde ka salvrätikud, see võib olla valus. Praegu saadame sinna hästi palju valgust. Kuldset valgust. Ja täname ingleid selle probleemi lahendamise eest. Kui see probleem on jõudnud jumaliku lahendusi, siis te võite saada imelikse märgi osaliseks. Kui te teete seda õues, siis võite märgata, kuidas päike järsku nagu väga soojalt tee peale paistab. Kui teete toas, võite järsku märgata sulge või mingid muud ingli märki, mis te teate, et see on nüüd toimunud. Millegi nii suure lahendamisel on alati märk. Alati seda on tunda ja see muudab teie elu ja saate rõõmsalt, õnnelikult ja täis armastust minna uuele etapile. Olge alati enda suhtes hästi tähelepanelikud ja leebed. Ja samas märgake neid probleeme, et probleeme ei tohi maha suruda nii-öelda. Nendega tuleb tegeleda, aga õigel ajal. Siis nad ei jää nagu vinduma või näiteks 20 aastaks korduma, mis nagu ingliteraapias ma tihtipeale näen, et probleem, millest ei saada üle, kestab 20 aastat ja siis ei saa ka nagu edasi minna oma eluga uuele imelisele etapile. Seega on väga oluline see üldse meditatsiooni ja rahu ja kõndimiste tähendus on tegelikult väga lihtne, et me vaataks enda sisse ja tegeleks oma probleemidega. Ka inimesele me anname selle võimaluse, selle rahu 1,5 tunniks keskenduda. Lahendame koos, nagu hoiame tal niimoodi energeetiliselt käest kinni, aitame inglitega tema probleemi lahendada. Aga see ongi kogu selle teraapia ja kogu üldse meditatsioonide ja kogu vaimsuse mõte, et meil tekiks rahu, et me saaks oma probleeme
lahendada teiste probleeme, et minna elus edasi, õppida, areneda, teisi aidata, maailmale anda, et me ei jääks nagu kinni kuhugi. Kui miski meie elus juhtus, midagi juhtus, tavaliselt on need šokeerivad sündmused või et mis paneb meid eemal armastusest. Arvama, et me ei ole armastatud või et maailm pole turvaline paik. Ja need hakkavad siis koguma neid olukordi ja inimesi meie ümber, mis aina enam kinnitavad seda, kuni me muudame. Me ütleme stopp, me muudame või keegi aitab meid aitab sellest olukorrast välja. Et seega on see ingliteraapia väga imeline ja aitab inimesi nende eluteel ja ei jää kunagi tähelepanuta, ei jää niisama, jääb alati ka üleval märgatuks. Et seega see on väga oluline, et aidata kõiki. Inglid praegu ütlevad mulle, et kui te käite nagu ringi, siis olge alati nagu avatud aitamaks kedagi oma eluteel. Nüüdsest päevast peale, et te võite kanda kaasas siis näiteks, nagu ma ütlesin, kas ingli mingid märke või midagi, et kui te kellelegi saate väikse kingituse teha, et märkuse inglitelt, et te kohe tunnete ära, et kuskilt peab minema ja aitama. Kui te näete väga mures inimest kuskilt tänaval, saatke te alati valgust inglit. Teate, sellel on suurem võime, kui te ise nagu ette kujutaks. Ta läheb järsku hästi, mingi asi läheb korda, kui keegi palvetab kellegi teise eest. Aga sellised nagu märkamatult, te ei pea sekkuma, mõnikord on ka vaja sekkuda. Et olge alati valmis aitama, andma kõrgemas vibratsioonis. Sellepärast ongi, et kui me juba lähme välja, me oleme ingliterapeut, me oleme aitajad, me oleme valguse teenistuses, sest oma mured ja probleemid me võtame aega ja lahendame need ära. Sest võivadki inimesed märgata, et te olete nagu ingelik või imeline, sellepärast et nagu te särate. Teie olek särab rahu, valgust ja harmooniat. Nii. Ja teine on värvid. Võtame täna ka jälle värve. Et nagu me alustasime, et kõrgem tšakra ja ühendus Jumala ja inglitega. Jumala ja inglite värv on alati nagu valge, hele, elge, kuldne. Külluse värv on nagu ristikein, nagu imeline roheline. See jumalik küllus on nagu eledam roheline ja kuldne. Et seda võib nagu ette kujutada, need värvid on vibratsioonid. Armastus on alati nagu roosakuldne ja sinna juures on alati siis tervendus. See on roheline, tärkav roheline ja kuldne. Et tervendusenergia on kuldne ja nii ka võite nagu märgata neid värve, kui te mediteerite, et need tulevad, siis inglid tulevad nagu värvidena. Siis nagu ühendus ja mõte ja meditatsioon ja need on siis nagu lillad, et see värv nagu ongi lootusõis ja veel eledamaks. See on siis niimoodi nagu kroontšakra värv. Tumesinine, nagu siin on see sinine. See on siis kolmas silm või ma läksin ise, see kurgutšakra, see lilla on kolmas silm. Seal on tumesinine vahel, no ma ise ka juba, okei, lilla, tumesinine ja heledam sinine, see ongi nagu kõik nagu värvid. Ma hakkasin nii värve nägema, et ma enam ei läksin nii värvidesse, et siis ongi, siin on sinised toonid. Need on tegelikult natuke isegi ebamaisemad, see ongi lilla, nagu taevasinine, heledam sinine, nagu läheb selliseks sodaliidi või selliseks heledamaks roheliseks, siis on see roosa, kuldne ja tervendav värv, siis on kollane ehk tšoofiel, oranž on nagu hamied imed, punane juurtšakra, uurjel ja jalgade juures on peaingel Aasarel nagu sünd ja surm
aga seal on ka siis see, ütleme, maaküllus on sihuke tumeroheline ja pruun värv, mis on siis nagu maa ja loomad. Et jalad ja juured kindlalt maa peal. Iga kord, kui teete ingliteraapiat ja lähete natuke liiga kõrgustesse, tasub alati maandada ennast, mõelda siis pruunile, mustale, tumerohelisele värvile, panna jalad maha ja ka looduses vahepeal maandada. Et siin ilma sassu teha jälle külluse teel peame olema 2 jalaga nii-öelda maa peal. Aga kui soovime inglitega jälle, siis me lasemegi kõigest lahti ja oleme ingli energias. Ja on see valge kuldne valgus. Ja siin pea kohal on siis see tšakra, mis on nagu valge kuldne ja tema tõmbab siis kõike seda energiat, et on ühtsus inglitega, Jumalaga ja kõigi teiste inimestega. Nii, nüüd, et ongi igal tšakral on omal värv ja ka ingel, kes teile ligineb ja kui te palute midagi selle tšakraga seoses on mingi probleem, siis teile liginevad need inglid, kes on seda värvi. Kuid igal tšakral, nagu ongi, on oma ingel, on ka tegelikult oma tumedam osa ja sellel on siis ka vastav nimi. Et meil oleks ju kõik hästi, et kui me keskenduks ainult inglitele ja kõik on hästi. Aga meil on tumedad energiad ja meie peame nendele siis vastu. Et igal tšakral, mis me seletasime, on omad õppetunnid, siis on kõrgemad ja on ka madalamad võimalused. Ja ühed need on siis, ongi uhkus, aplus, viha, ahnus, kadedus, aplus ehk õgaardlus või õgimine, laiskus ehk tujutus ja lihaimu ehk kiiv. Et need on sellises keeles nagu öeldud. Ja kuidas siis nendele vastu? Et kui me neist ei tea, võime neisse uppuda. Hirm ja tegelikult on need 2, kes on nagu alati koos, on hirm ja hulljulgus ja valge. Nüüd jälle jõua, miks see palve on tähtis ja need on need ühed põhilisemad õppetunnid. Me peame olema keskpunktis ja nagu Jumal ütles, me viime iga energia tasakaalu, nagu oleks kaalude peal ja me seisame seal keskel ja meil on iga ühel tasakaal. Hirm ja tema vastand hulljulgus on keskel on vaprus. Et ka ingliterapeudina peame olema vaprad. Kui on himurus, siis on teine vastand. On sülipaat ja jälle keskpunkt on kirglikkus, armastus, mõistlikkus ja mõõdukus. Kui on laiskus, siis teine vastand on ületöötamine ja keskpunkt on virkus. Eesti selline tore sõna, virkus. Need on voorused. Ja samuti saab iga vooruse panna igale keskpunktile, et võita iga energia. Need on mõistlikkus, mõõdukus, meelekindlus, vaprus, usk, lootus ja armastus. Miks armastus, nagu öeldakse, annab tiivad? Et kui me soovime midagi teha, armastus saab tuba kohe korda ja kook küpsetatud, kõike suudame teha armastusega. Kui meil on kadedus, siis selle vastand on ohverdamine. Ja jälle on keskpunkt armastus, mõistlikkus, heldus ja õiglus. Kui meil on aplus, siis vastand veel on sama tume energia, isutus ja jälle keskpunkt on
kirglikkus, nauding, mõõdukus, mõistlikkus. kui ühes äärmuses on ihnus ja teises on laristaja, siis keskpunkt on jälle mõistlikkus, mõõdukus, armastus ja õiglus. Et neid ma rääkisin teile nüüd voorustest ja nii-öelda nendest raskustest. Et teemonitest siis on uhkus, ihnus, viha, himurus, aplus, kadedus, laiskus. Laiskuse vastu siis lähme armastusega peaingel Samuel. Kadedus on vastand lootus, apluse vastand usk, himurus õiglus, viha meelekindlus, ihnus mõõdukus, uhkus mõistlikkus. Need on 7 voorust. Ja kordame ka veel, et maa ehk kõige nagu, see on kehast välja olev tšakra, maa on must, pruun ja tumeroheline, juurtšakra on punane, sakraaltšakra on oranž, päikesepõimik kollane, südametšakra roosa ja roheline ja kurgu sinine, kurgutšakra 3. indigo sinine, kroon lilla ja jumalik valge. Kui on vaja abi maaühendusega, kutsu enda juurde peaingel Aasarel ja Fortunata ja teed temaga tööd. Juurtšakra ehk see punane, tema juurde kutsud peaingel Uurieli. Sakraaltšakra peaingel Haaniel, ta on oranž ja imed. Selle all on kõik seksuaalsus, loomine, aga ka elu eesmärk, unistused, tööd. Päikesepõimik peaingel Tšoofiel, ilu, mina ise, endaga seotud asjad. Südame, tšakra, peainglid Rafael ja Samuel. Tervendus, armastus, kõrgem armastus, tingimusteta armastus. Kurgutšakra, peaingel Miikael. 3. silm, peaingel Saatkiel. Kroon, tšakra, peaingel Metatron, lilla. Peaingel Metatron, jumalik, peaingel Gabriel. Ehk siis Gabriel, Metatron, Saatkiel, Miikael, Samuel, Rafael, Tšoofiel, Haaniel, Uuriel ja Aasarel. Et need on siis need tšakrad ja inglid, kelle poole pöörduda. Et siis iga tšakra juures on kõrgem õppetund, madalam õppetund. Milleks me soovime, et me oleks inglid teiega, et meie õppetunnid oleks kõrgemad. Kui me lähme väga madalamale, tulevad madal tee, madalad õppetunnid. Ja nii see lihtsalt siin maailmas on. Ja me peame siis ära tundma, kui keegi inimestest on sellel madalamal teel. Hirm on alati nagu ohver. Ja see ongi selle teine vastand on siis see viha ja tema suurim abiline, kellega võidelda on vaprus ehk peaingel Miikael. Mis iganes teil või teie klientidel valmistab hirmu, kutsuge peaingel Miikael. Ja peaingel Miikaeli tuleb siis iga päev tegelikult kutsuda, et puhastada kõike enda ümbert. Et see peaks olema siis igapäevas ja üldse kui alustada, et lõikan läbi kõik energeetilised sidemed, mis mind kurnavad, väsitavad ja elujõudu ammutavad. Peaingel Miikaeliga lõikad läbi kõik energeetilised sidemed, mis kurnavad, väsitavad ja elujõudu ammutavad. See on selline maagiline sõna, et sellega võetakse ära ka need tumedad olendid hetkeks ja teie klientide küljest, kes pakuvad neid tumedaid olukordi ja võimalusi, et inimene saaks olla valguses, rahus ja helguses. Kõik tumedad olendid võetakse küljest ära, eemaldatakse kõik vaimud, kes tulevad energiat imema, need viieks ära, et me saaks olla rahus, harmoonias, armastuses ja õnnes. Nii kohe, kui me sellest välja läheme, soovitavad inglid meil peatuda ja mitte ühtegi mõtet ja tegu teha
tumedas energias, vaid taastada oma hingamine, oma helgus, oma valgus, mõelda rahu, õnn, armastus, headus. Sest kohe, kui meie tunneme hirmu, me loome, meil pole ühtegi neutraalset mõtet tegelikult, iga mõttele järgneb tegu ja maailm vastab sellele. Seega me peame väga valima, milliseid mõtteid me täna mõtleme. Seda alati ütleb ka see ingli kombinatsioon 1-1-1, et see on number 1, et vali oma mõtteid. See mõte on ka, ütleme, pea, number 1, valge. See on nagu valge taskulambi sähvatus. Mida sa mõtled? Millest sa mõtled, seda sa lood? Tee oma mõtted harmoonilisemaks ja rahulikumaks ja nii rahulik ja harmooniline on ka sinu elu. Loomulikult tuleb meil teha kõik need õppetunnid läbi, igas tšakra õppetunnid, aga me saame seda teha kõrgemini ja kergemini ja kiiremini läbi, kui me oleme pidevalt valguses. See ei ole kerge ülesanne. Aga see on võimalik. Ja see ongi andmine, headus, heldus, tõstavad meie vibratsiooni ja tänu sellele me saame ise olla selles energias ja teha need õppetunnid kõrgemini läbi. Et olla aitajaks ja olla ingliks maailmas muidugi tähendab ka seda, et juba hing on natuke kõrgemini arenenud ja muidu me ei oleks siin. Headus ja heldus on need andmine, aga andmine ei tohi olla märtrilus, see peab olema tark. Nii on ka tark, kellele sa annad ja mida sa annad ja kuna sa annad. Koos inglitega on see väga hea. Iga kord, kui sa kahtled, mida täpselt anda, kutsu enda juurde peaingel Gabriel, kes näitab sulle hetkeks selle teise inimese eluteed ja aitab sul anda just seda, mida sellel hetkel on vaja anda kõige rohkem. Ennast peab siis hoidma kõrgemas vibratsioonis, head mõtted, ingli meditatsioon endale, värvidest teadlikule, jalutuskäigud, headus, head mõtted, positiivsed mõtted loovad positiivse tuleviku nii enda kui teise jaoks. Kui ka teist aitad, siis alati inglid näitavad selle positiivse võimaliku viisi. See ei tähenda, et nad ei vali näiteks tulevikus tumedat teed hoopis ja need asjad ei juhtu. Ennustada tegelikult ei saagi väga, aga saab näidata seda võimalikku teed ja on mõned asjad tegelikult, mis on ette antud ja mis tulevad nii ehk naa. Ja neid saavad inglid ka meenutada, näidata. Aga see eeldab ikka, et inimene oleks õigel ajal õiges kohas. Kui inimene valib järsku midagi tumedat või läheb tumedale teele, ta ei ole lihtsalt õigel ajal õiges kohas ja ta läheb eluteest kõrvale. Sellepärast on väga-väga tähtis püsida valguses, hoida positiivseid mõtteid, et saaks õigel ajal olla õiges kohas. Ei pea olema nagu uinunud. Tegelikult ilmselt me võiks iga päev olla imeline päev, iga hetk on tähtis, iga hetk ongi oluline siin planeedil, kõik see, mis sa teed, mis sa sööd, kus sa käid, see kõik on oluline. Ja kindlasti mõtlengi, teeme täiusliku päeva harjutuse siia juurde, mida soovitan nii teha teistele kui ka endale ja mis aitab sul nagu mis me rääkisime, et iga hetk ei ole tavaline, et kuidas siis seda saavutada, et mis on see eriline hetk. Selleks pead sa nagu vaatamegi oma täiuslikku päeva ja selle on jälle muidugi andnud inglid ja see on üks väga suurepärane ingliteraapia osa.
tulebki nüüd harjutusmeditatsioon, minu täiuslik päev. Kujutad ette, et on sinu täiuslik päev. Sind ei piira ei aeg ega raha, sa saad kõike teha, kõike lubada ja see on sinu täiuslik päev. Mis kell sa ärkad? Mida sa kõige esimesena teed ja mida näed? Mida sa nüüd edasi teed? Kas sa sööd? Mis sa teed järgmine kell? Mis päev edasi toob? Kell on 9, mida sa teed? Või mida sa sööd? Kujuta ette seda täiuslikku päeva. Kell saab 12, mida sa oled teinud 9-12, mis on selle vahel sinu täiuslikus päevas, mida sa sööd või jood või mis kell sa selleni tegelikult ideaalis jõuaksid. Nüüd, kui sa oled selle ära teinud ja kellegiga koos või ilma või mis sa siis edasi teed? Mida sa teed kell 3? Mis tegevused sind sinu täiuslikus päevas ees ootaksid? Kella 3-5, mis sa siis teeksid ja kellega sinu täiuslikus päevas, mida sa teeksid? Kella 5 kella 6, kella 7 on õhtusöög või oled sa selle söönud varem, mida sa sööd, mida sa teed ja kus? Sa hakkad magama sättima. Millised on sul kõige ideaalsemad magama sättimise rituaalid? Kuidas sa läheksid magama kõige ideaalsemad? Kus, kellega? Milline oleks magamistuba? Ja kuidas sa magaks? Mida sa õhtul teeksid? Nii, sa oled läinud magama. Nüüd hakkab jälle uus täiuslik päev. Mis kell sa ärkad, kus, kellega, mis sa esimesena teed ja kuhu lähed. Ja niimoodi edasi, kell 9, kell 12, kell 3, kell 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mõtled täiusliku päeva iga elemendi läbi, mida sa sööd ja jood ja kus ja kellega. Nii sa saad aimu endast ja oma täiuslikust elust, mida sa tegelikult soovid elada. Sama harjutuse teed ka läbi täiuslik aasta ja võtad ette kogu oma aasta. Vaatad selle peale nagu kalendris või kujutad ette oma aasta ja teed selle läbi. Mõtled siis kõigepealt kõige suuremast, nagu see on see talvalgus, kevad, suvi, sügis, talv, jõulud ja talv. Ja niimoodi teed selle nagu ringiks ja mõtled kogu oma aasta läbi ja mõtled ka oma energiatele. Paned tähele aastate jooksul, kuna sul on kõige suurem energia, kuna sul on väsimus, kuna sa tahaksid tegelikult puhata ja mida teha igas aastaajas. Pane enda jaoks kirja, mida sa sooviksid kogeda oma suves, oma sügises, oma talves ja kevades, mida sa sooviksid teha ja kogeda. Mõtle läbi ja vaata ja mõtle läbi oma täiuslik aasta. Nüüd mõtle, järgmine harjutus on minu täiuslik elu ja see võtab nüüd natuke rohkem aega ja selleks võtad oma täiusliku elu kaustiku või paberi. Lased ennast täiesti nagu vabaks, võtad paberi kätte ja kirjutad minu täiuslik elu. Võtad paberi ja hakkad lihtsalt kirjutama. Selleks ka nagu ütleme täiuslik päev, aga lähed nagu vabaks, lased sinna rohkem elemente sisse ja kirjutad oma täiuslikust elust. See võib tulla mitu lehekülge pikk, minu täiuslik elu ja lõpetad siis, kui sa soovid
Kui sa selle kõik oled paberi peale kirja pannud, soovitan selle kas ära panna. Ma olen ise võtnud selle kaustikust välja, keeranud rulli ja pannud hiljem lugemiseks. Nii on see kõige parem. Ja uskuge või mitte, ma olen sinna teel. See täitub. Kõige tähtsam on see endast välja tuua, nii endal kui teistel. Ja selles on kõige suurem toit kõik meie hingele, seal on kõige suurem energia tegelikult. Ja inimesed lähevad särama, kui nad saavad unistada ja rääkida oma täiuslikust päevast ja kui sa nagu kannad teda läbi selle, et sa esitad küsimuse, mis sa siis teeksid, mis sa siis teeksid. Tema räägib sulle neid asju ja sina ütled järjest edasi. Ja siis lõpuks võtad kokku ja ei luba tal selle murega nagu kinni panna. Ütled nüüd, lased selle kõik valgusesse, lased vabaks. See juhtub, see saab. Ma ei näe täna, kuidas ma seda peaksin tegema, aga see ei peagi nii olema. Sa jõuad sinna samm-sammult, tegu teolt, aste-astmelt uks avaneb ukse järel ja kui sa ei loobu sellest, siis sa saad selle. See võib tulla sulle natuke erinevalt. See võib võtta rohkem aega, sest sa ju ei tea, millised täpselt kõik sammud sinnani peaks olema. Aga kui sa sinna jõuad, see tunne, mida sa täna ette kujutisid, kuidas seal oleks, see on väga sarnane sellele, kui sa seal oled. Nii. Järgnev, me räägime ka alati tervisest, et me midagi saaksin maailmas teha ja et me tunneks ennast hästi, peame olema ise terved ja ka inimestel kimbutavad haigused. Ja niimoodi saabki siis samamoodi taodelda, et sa näed siis enda kui teise sisse ja tõesti peabki võtma aega ja keskenduma sinna. Et kui inimesed, kes pöördunud, kiiresti ja vastu kiiresti tableti ja kiiresti ja ma ei taha üldse süveneda, aga tegelikult kõik teavad, mis oleks vaja teha. Nii iganes sul valmistab raskust. Meil endal tuleb välja, et tegelikult kõigil see tervendamisvõime. Me saame aidata teist ja ennast, lastes sinna kuldset valgust. Meil on tõeline jumalik vägi. Kui kuskilt valutab, paned käe peale, kujutad sinna kuldset valgust ja palud oma kehal siis öelda, mis talle muret valmistab, mida ma peaksin sööma või tegema, et terveks saada. Usalda seda vastust ja tegutse. Tavaliselt on 3 asja, on need taimed või tegevused ja saabki täiesti terveks. Me ei pea kannatama, aga me peame tegutsema. Ongi, kas me peame mõtet muutma või peab teine inimene mõtet muutma, peab midagi tegema või sööma ja me saame terveks. Et niisama ei anta midagi. Teiseks, alati võta vastutus oma keha eest ise endale. Ei vastuta selle eest arstid, ei tervendaja, mitte keegi teine. Meie ise valitseme oma keha üle ja teised inimesed on ainult abiks. Kirurg, lõikab, ma ei saa ise lõigata ju, kui me oleksime meelemärkuseta. Aidatakse siduda, aidatakse peale määrida, massöör aitab meil selga masseerida, kui meil sinna tekivad pinged. Teised on abilised, aga meie vastutame. Ja nii on ka kõiges, alati peab olema toetuspunkt tegelikult meis endis. Meie ise oleme kõige algust, nagu see oli see andmine, meist saab kõik alguse. Meie oleme algus, keegi ega miski ei tohi sinu õnneallikas olla. Et kui ma keskendun, et ma saan sealt energiast, see peab ikka olema alati sina ise. Ja see muidu, kui see ära võetakse või miski muutub, see kukud kokku. Näiteks ei tohi keskenduda ei oma tööle, ei armsamale, isegi mitte oma eluteele, vaid ikka ise endale ja oma soovidele. Vaat selles peitub see tõeline vägi. Me keskendume ise enda väele, kõik algab meist. Me ei sõltu mitte kellegist teisest. Meie oleme ise loojad. Me peame arvesse võtma, me peame võib-olla laveerima, me peame möödame minema, me peame kasutama vooruseid, me peame kutsuma ingleid appi. Aga meist algab kõik. Meie ise teeme.
meie ise loome, meie oleme valgus, kõik algab meist. Mis iganes su maailmas juhtub, sul on alati sina, sul on su armastus, usk ja vägi. Kõik, mis sa oled elu jooksul kogenud, selle saad igal pool välja võtta ja seda kasutada. Sinus on piiritu vägi armastada, anda ja aidata. Sinus on see küllus, mida sa oled õppinud ja omandanud ja sa suudad alati seda taas luua ja seda uuesti teha. Seepärast ongi hästi tähtis siin õppida, areneda ja see kõik, mis sa oled omandanud, mitte keegi ei saa sinult seda ära võtta. Sinus on alati vägi, alati on toetuspunkt sinus endas, milleski, mis sa teed. Ja sellepärast oligi vaja teha need harjutused, see täiuslik päev, täiuslik aasta, täiuslik elu, vaat seal peitub see tõeline energia. Kui te seda teete, täitute kuldse valge energiaga ja teil on alati jõudu energiat. Oma jõu ammutate oma elude eest, oma unistustest, iseendast, oma täiuslikust asjadest. Kas ongi see täiuslik tee või kohvi päevas, et lihviga, et igas päevas saab midagi. Et kui ma seda alguses tegin, siis mõtlesin, aga mul on nii palju asju, mida inglitele, ma ei saa ju oma täiuslikku paika, ma isegi ei ela seal. Inglis just, aga mida sa saaksid teha täna, et elada oma täiuslikku elu? Ja ma sain osta sidruni, apelsini ja laimi, sest need olid minu elus nii detailid, need seal kausis. Ja kui ma need ära ostsin, terve mu päev kohe sellest ühest hetkest hakkas hargnema ja läkski nagu täiuslikuks ja ma märkasin tegelikult, et mul ongi tegelikult see. Lihtsalt me tihtipeale ei märka meie ümber, me vaatame kas mujale ja need elemendid sealt täiuslikust päevast aitavad tuua meid kohale ja märgata, kes me oleme, mis meile meeldib, mis elu me elame, mida me tahame. Ja siis tegelikult, ütleme too hetk, ma ise tegingi ingliteraapiat, mulle tuli ingli energia ja valgus juurde ja ma elasin täiuslikku päeva, aga ma võisin ka enne mitte mõelda, et mul ei ole seda, ma keskendusin mingitele teistele asjadele ja mul ei olnud täiuslik. Ja nüüd, kui ma selle sidruni, apelsini, laimi ja kausi sinna tuppa tõin, see muutus täiuslikuks. Et tegelikult ongi mõttega sai väga palju muuta ja kogu päeva minu valikud, mis ma algul mõtlesin, mida ma ei saa, tuli olla sellele, mida ma saan. Ja nii palju elemente tuli päevas ja valikud muutis minu täiusliku päeva element. Et seega seda harjutust soovitan teha alati, kui takerdud kuhugi või ei tea, mida teha või kuhu minna. Mõtled, mis on mu täiusliku päev, mis on seal elemendid ja püüad teha nii palju, kui sa saad sellest päevast. Ja tegelikult ongi ju, kui see tunne tuleb meisse, et me oleme need, siis me teeme selle ära. Et see on jälle see maagia. Et kui sa ette kujutad, suudad seda ette kujutada, siis sa saad selle. Aga ennem peab tulema see tunne, mõte, tegu ja me loomegi edasi. Nii. Ja nüüd selleks uueks nädalaks ma annan teile, et see esimene ülesanne oli siis, et käia ja vaadata loodust nagu imet ja mida kodus teha on see, et lihtne pange siis ingli muusika käima, tekikene peale. Ma pean ka kohe ikka näitama, aga ingli tekike. Võtad peale, ma alati ikka tekked tunneks ennast hästi, inglit alati soovitavad selle, et see on väga tähtis. Ja siis paned selle küünla viiruki, paned kõik, lähed voodi peale pikali, padis, sätid ennast ära, hingad, need hingamisharjutused. Ja ülesanne ja meditatsioon on see, et sa keskendud oma tšakratele ja nende värvidele, püüad neid näha. Võid panna sinna käe juurde, et tunnustada seda, et saada teadlikuks nendest tšakradest. Nagu ma ütlesin, see kõrgem peast väljas on see kõrgem nagu ühendus, valge, Gabriel, kroontsakra, kolmas silm. Keskendud neile nagu energiakeskustele, püüad neid värve näha, võid ette kujutada, aga alguseks, et nagu läheks kergemini, aga siis lubad oma meelel seda näha.
kujutad ette igat tšakrat ja püüad neid energiakeskused nagu enda sees näha. Võib-olla on lihtsam ennast kujutada ette siis enda ette ja näha seda, aga võib-olla on lihtne, et see oleks nagu meelel, aga kehal on see, et oma keha puudutad ja püüad näha need energiakeskuseid ja tšakraid ja neid värve. Et paned käe peale ja keskendud, nüüd on siin minu päikesepõimik ja proovid näha neid värve, et tuleks ette. Mul tuleb kohe valge kuldne, peaingel tšoofial hakkab väga-väga hea tunne ja tulevad kohe ka mingid sõnad, et ma ei tea, kas teile tuleb, aga pange tähele, et ju siis ikkagi on nii kõigiga ka, et pange tähele need sõnad, mida ta ütleb, mida selle tšakraga saaks teha. Lähed edasi, ongi siis haanjal oranž tšakra, uurijal punane ja siis keskendud jalgade juures olevat tšakrale, võid kohe tunda, mul kohe tõmbab nagu kosmos, see keeris ja selle teadmised, energiat kohe tulevad ja nii võid ka teha siis uuesti üles, nagu alt üles ja ülevalt alla, nii palju kui sa tahad. Võid võtta ühe tšakrale palju aega, aga teha seda sellises rahulikus, väga sügavas meditatiivses energias ja keskendud siis ainult sellele nägemisele. Ja mida see tšakra sulle nagu ütelda tahab või mis energiat seal tulevad või mis sa näed. Hea ingel ütleb mulle praegu, et hea oleks, kui ta näeks tõesti kõik puhtas valguses, aga te võite hakata nägema ka seal musti täppe. Et siis need on mingid nagu probleemid või tumedad energiat. Kui te seda märkate, kutsuge kohe peaingel Miikael ja paluge see tal nagu valgustoruga sealt ära eemaldada. Andke see kohe ära peaingel Miikaelile või siis inglile, kes on nagu see roosa ingel, kelle käes on see anum, et annad nagu tema kätte, andke kohe see tume ära, kuni te näete, et see valgus seal tšakras läheb imeliselt heledaks, valgeks ja kergeks. Tšakrad ja sakra õppetunnid. Ja kui te tulete meditatsioonist välja, pange need tähtsad asjad kirja, mis teile pähe tulid. Kohe, sest elu tuleb ette, isegi vahepeal, et kui proovige hoida, kui teil peaks vets jooksma midagi, et hoiaks seda energiat, et kui näed silma, mis sellega teeb. Kui see silm on hea või halb, siis keskendu talle pigem nagu ikkagi ära, kõik asjad ära, sest eesmärk on näha lihtsalt puhast valgust ja kuulda nagu häält, mis ütleb, et või ütleme sellised head tunnet nagu see su enda keha või tšakra nagu, et sealt tulevad need soovitused. Et praegu mulle tundub, et see on nagu siuke nagu mul hakkab nagu minul tuleb sellega nagu hakkab iiveldama ja tuleb paha tunne, et pane tähele, et mine sinna sisse, vaata alati, kui tekib küsi midagi, näed, proovi vaadata talle otsa, vaata, mis tunne sul tekib sellest ja pane see tähele, mul tekkis kohe iiveldav tunne, nagu sul oleks nagu keegi vaataks sind või nagu päris nagu maagiaga, nagu see olekski kuri silm, et ma tahaks kohe selle soovitaks, näed ja jälle tulebki kohe soovitus, võtta see Türgi silm või see, pane see vastu. Et kuri silm nagu. Et pane see sinna vastu, et kaitse ennast kurja silma eest, et sul on keegi nagu sellise väega nagu peale nagu vaatanud. Jah. No näed, ongi sama kuri silm ja sellele vastu aitab see Türgi silm, et keegi saaks ära kaeda ja kutsu endale siis palju ligi peaingel Miikaeli, kes selle siis ära eemaldab, et pane kas või kohe esimese asjana hommikul, et ta ei saaks. Sellistele saab alati ka teha palve, et paned sinna nagu peegli vahele, et kui keegi vaatab või keegi mõtleb teist halvasti, on peegel, et kõik see, mis temast tuleb, läheb temale tagasi ja paluda, et ta ongi oma kurja silma sinu pealt ära, sest me ei saa seda inimest tihtipeale muuta ja kui me lähme, nagu ütleme, pole valmis, me lähme oma mingi energiat inglitega sinna, siis ta hakkab meiega sõdima ja meil ei ole vaja, me saadame, nagu ta mujale ära
mis on natuke kurb ka, aga et me ei soovi sellega tegeleda ja palume, et ta nagu oma kurja silma mujale keeraks. Ja paned siis peegli ette ja palud, et ta siis nagu sind unustaks, teiste asjade juurde läheks. Saadad alati, kui tunned jälle seda, palud peaingel Miikali, palud kaitset, paned peegli sinna ette ja saadad ära. Et tegelikult see on väga hea nagu küsimus oli, ma vastasingi, et hea küsimus, et tegelikult tihtipeale meil on elus tihti inimesi või kes meile head ei soovi ja kuidas siis nendega tegeleda, et see on väga hea harjutus kutsuda peaingel Miikal, pane sinna vahel peegel, lõika läbi kõik energeetilised sidemed. Võid ka kujutada ette, nagu, et suured inglitiivad tulevad sul ümber ja kohe ka kindlasti, kui ta on suutnud sul koju tulla, puhasta ära alati kodu. Ja selleks meil on ka see küünal, viiruk, et kas või sellel hetkel me oleks vabad teistest energiatest, teistest mõtetest, tunnetest puhastada. Tänan ka sind selle küsimuse eest, et sai kohe, et sai näha ja nüüd on meil aeg täis, aga nüüd ma mõtlesingi, et küsida teie käest, et nüüd ma teen selle nagu lõppu ära, ma filmin ka, et seda saab pärast vaadata, aga me räägime teie kõigiga veel asjast, mida meil lindistada nii-öelda. Et see on siis selleks korraks niimoodi kõik, et tänan teid. Ja kohtume järgmisel tunnil jälle. Aga teiega ma soovin rääkida, et me peaks mõtlema hakkama selliste kohtumiste peale, kus me saaksimegi niimoodi, et sa küsid ja vaatad ja mina, et sa vaatad näiteks mind või ma annan sulle ülesande ja sa saad mulle öelda, mida sa näed, et tegelikult tõeline anne tulebki sellest, et kas või paar korda, et me peaks nagu hakkama kohtuma, et kus ma saan nagu korrigeerida või aidata või nagu ongi, et sa näed ja ma vastan ja me lähme edasi ja see, ka selle inimesega koos olemise kokkupaneku punkt tuleks nagu paremini. Elu on nagu meil kõigil selline kiire ja on asjad, et ja kõik on mööda Eestit laiali, et ja ma ei ole ka mõelnud, et kuidas, et ma olen mõelnud, et teha kuskil, aga see tundub nagu ka nagu suht võime, et võtta mingit ruumi või nagu ametlikult, et peame hakkama, aga ja sama selle nagu, selleks jälle sama nagu praegu me räägiksime, et tegelikult peaksime ikkagi kohtuma ja ise ma asun Võrus, et lihtsalt nagu teile mõtlemiseks, kuidas me saaks neid päriselt teha nagu inimestena või nagu ongi, et ingliterapeut juba, et kuidas me seda probleemi siis lahendaksime, et me peame nagu nii vist, et kui me lähme veel edasi, me peame üksteisega siis kõigiga vast suhtlema ja päriselt niisuguse kohtumise kokku leppima, mis mõlemale sobib ja et võtta seda aega ei saa võtta ka siis nagu kiirustades, et ainult tunnike, et saaks nagu midagi tehtud ikka tavaliselt isegi kui on raskem klient või niimoodi, siis ma olen ka nagu 2,5 tundi või niimoodi nagu siin Võrus ma sain, et kui ma Tallinnast tuli, siis oli nagu aeg limiteeritud, aga et just nagu olla rohkem koos, võtta sellise 2,5 tundi või et selleks peame hakkama mõtlema, et see ei tule nüüd kohe, aga me peame hakkama siis kokku leppima, et me saaks kohtuda, et vähemalt vast 2 korda peaks seda olema, et päriselt saaks ingliterapeudiks või niimoodi, et ongi, et me võtame, sa hakkad vaatama näiteks, vaatad mind või lahendad minu probleeme või lahendame sinu probleeme või vaatame veel kedagi kolmandat juurde, et lahendada neid, et kohe nähagi, vaata, ingliteraapiates, et tuled minu juurde, sa lähed sinna sisse, lähed sinna ruumi ja hakkad nägema ja siis ma hakkan nagu vestlema, saad kinnitus sellest, et see, mis sa näed, on õige ja siis juurde või see inglienergia, et saaks päriselt siis nagu seal ingliteraapia asja kätte. Et praegu ma lihtsalt räägin, et mõtleme, hakkame, kuidas me, et juba rääkides saigi mulle endale ka näed selgeks, et ikkagi, et me peaks kohtuma kõigiga ikka üks ühele, et see muidugi ongi energia, et siis on ikka parem, et niimoodi me saame, et saab ju kõik,
jutustatud, et samas keegi ei saagi ju tegelikult hinge avada, kui on palju rahvast. Et siis selline, nagu mis ma algul mõtlesin, et tulen igasse linna, teeme, see grupp tuleb kokku ja kõik näevad, et see tegelikult ei aita nii palju arengule kaasa, kui see üks ühele. Et too võib olla kunagi või teises vormis, et saame kokku, aga see on juba grupi energia, see on hoopis teine. Aga et õppida, oleks vaja üks ühele kohtuda. Ma saan muidugi kõiki vastu võtta muidugi siin Võrus, kui keegi soovib, et lepime kokku, et siis ei ole nagu, ütleme veel need ruumi rentimise või neid kulusid ja kõik mu asjad on siin. Ja raamat energiat saan kohe, nagu ma ise mõtlesin, saan kohe võtta, näidata ja olla, et nagu praegu ka, et kõik on ümber, et siis on see nagu tugevam. Ja samas võib ka nagu alati tulla näiteks teie juurde, teie koju, siis saab seal nagu näiteks aidata seda nende asjadega ja on see pluss, et saab sisse õnnistada ja siis on nagu palju lihtsam kasutada näiteks. Et kui see oleks nagu mõelda või võimalik, et peame jah kokku leppima siis kunagi kuna me siis füüsiliselt kohtume. Et aga seda siis räägime edaspidi. Aga nagu ongi, et ütlesin, et praegu veel siis, et meil ongi, räägime, et ingliteraapia kaugravi telefoni teel, et seda võib siis, selle võib ka ära teha ikkagi, et see on siis see, kuidas sa näed, kuidas see kaugravi välja näeb ja ma aitan ja puhastan sind, et mingi hetk nagu oleks seda nagu vaja. Et meil on juba osadega me vestleme, et kuna seda teha. Et see on siis üks osa teraapiast, et ingliteraapia kaugravi. Et selleks ei pea näed kuhugi minema, midagi teha, lepime kokku telefoni teel ja sealt saab edasi. Ja saab neid ka samal ajal mitte ainult nagu oma muredele, probleemidele lahendusi, vaid tõsta teid nagu kõrgemale ja inglit nagu aidata. Nagu teatud väravaid nii-öelda lahti teha just selle meditatsiooni ajal ja see meditatsiooni tunne jääks, mis me läbi teeme. See on tähtis. Ja raamatud siis ka, et meil ongi see, et teraapia on nagu 10 või no ütleme see tund on 10, aga et raamat oleks siis ka nagu juures, et kui vähegi saaks nagu kas osta või raamatukogust laenutada, läbi lugeda, et see on siis ka osake sellest teraapiast. No ja siis muidugi ma soovitaks väga see tervendamine inglite abiga ka, et kui leiate kuskilt, et seda ei ole, vast enam müügil, aga raamatukogudes on, mul ei ole ka rohkem. Ja et see on ka suureks abiks või need Toreeni raamatud aitavad kindlasti. Aga selline siis nii-öelda off-record jutt sai ka siis nüüd räägitud. Ja kindlasti tulevad teile siis need esimese võimalusel, kui me saame neid peab natuke lindistama, need järelvaatamise tunnid, et neid kõiki nagu üle vaadata, neid harjutusi korrata ja rääkida. Ja need on teile alati nagu siis olemas. Et natuke võtab aega alati, et see on päris palju tööd veel, et seda saata. Et see ei tule niisama. Ja et siis need on olemas ja edaspidi läheb ka tegelikult see kõik läheb ka meil see e-poodi, et siis saab ka sealt ka nagu osta või keegi teine, et see on nagu edaspidi, aga meie lähme muidku siit edasi. Grupp on nüüd tegelikult nii-öelda ongi kinni või valitud, et rohkem me edasi või ütleme, et see gruppi on rohkem nagu inimesi juurde ei võta ja me lähme aga rõõmuga edasi, kuni lõpuks siis saategi selle imelise võime osaliseks aidata ennast ja teisi. Ja teie energiad on kõik nii imelised ja mul on väga suur rõõm, et te olete siin meiega ja need laupäevad on tõesti väga vaimsed ja imelised. Et nagu öeldakse, et kui inimene õpetab, siis õpib 2. Et nii ka mulle hoopis teised uksed energiat on nagu avanenud ja iga kord nagu inglitega on, info tuleb alati ka uus ka vahepeal minu jaoks. Et ma tänan, et te olete siin ja olete selle ingliteraapia teel ja inglid on imelised. Kõike head! Bye!